Eestlane on praktiline rahvas, vähemalt kui vaadata raamatute müüginumbreid. Käsiraamatud olid ka sel aastal väga populaarsed ning just laste kasvatamise teema tõi selles kategoorias võidu Merilin Mandelile ja kirjastusele Mõistlik Mandel raamatu Yes, lapsed eest. Ma ei tea, kas Merilin on hetkel laste kasvatamisega hõivatud, aga kuna Instagrami kontol on ka @yes-lapsed liikumist märgatud, siis me siiski katsume nutiseadmete abil autoriga ühendust saada. Tere Merilin, palju õnne sulle! Sinu head näpunäited tõid parima raamatu konkursil Aime raamatute kategoorias sulle võidu. Nii tore, aitäh! Väga tore tunnustus. Sinu raamatus räägitakse rohkem õigest mõtlemisest kui õigest käitumisest. Mida me siis lapsevanematena kõige rohkem valesti mõtleme? Esiteks võiksime ju sinna punkti, kus me enam ei kategoriseeri midagi kuidagi väga rangelt õigeks ja valeks, sellepärast et näiteks see nõuanne, mis ma annan ühele inimesele, on teise inimese jaoks täiesti vastuvõetamatu ja kui näiteks sina teed midagi ühtemoodi ja arvad, et see on õige, siis keegi kuskil arvab niikuinii, et see on täiesti vale. Nii et sellist nagu kasvatuse võtmes õiget valet kategoriseeringut on nagu raske teha. Küll aga on mul tunne, et mis me kuidagi ühiskonnas või kultuuriliselt valesti mõtlema on siis võib-olla see, et kui keegi saab lapsevanemaks, et siis ta kuidagi muutub selliseks monoliitseks, isikupäratuks, geneeriliseks rolliks, mida ta hakkab siis täitma või esindama, kui tegelikult jääb tal ikkagi alles ju kogu tema senine aju, oma seniste mõtete, tunnete, kogemustega, uskumustega ja nii edasi. Ehk siis iga lapsevanem ja iga selline kasvatus nišš, mida iga inimene pakub oma kodus, on hästi isikustatud, hästi perekeskne, selles mõttes, et ta erineb tõesti nagu majast majja, korterisse. Ja ühesõnaga, et ma arvan, et see kogu see üldine mõte, et kuidagi lapsevanem olemine tähendab ühte ja sama asja kõigi jaoks, et see vist on see mõtteviis, mida ma ka oma raamatuga proovin väga teadlikult muuta. Kas kaasaja lapsed mõtlevad täiesti teistmoodi? Lapsed ei mõtle otseselt teistmoodi. Ma arvan, et nagu fookus selles küsimuses on selles, et kuidas me ise täiskasvanutuna oleme hakanud teistmoodi mõtlema ja miks me seda teeme ju suuresti ongi seetõttu, et me lõpuks ometi teame asju, mida me ei teadnud veel 20, 50, 100 aastat tagasi. Me teame aju kohta uusi asju, me teame vaimse tervise kohta mingisuguseid tõdemusi, mida lihtsalt varem ei olnud võimalik isegi uurida ja me lõpuks näeme, kuidas see kõik see on alles kõik lapse kingades siiamaani, eks ole, aga me lõpuks aimame juba, kuidas see kõik omavahel kokku sobitub. Nii et see, kuidas lapsed praegu teistmoodi mõtlevad, see on ikkagi meie enda sõnade ja meie enda nagu muutunud mõttemustrite tulemus. Millal või mis valdkonna käsiraamat sind ennast elus kõige rohkem aidanud on? Ma ei ole väga palju lugenud selliseid raamatuid, mis võib-olla minu enda peas oleks kategoriseerunud käsiraamatuteks. Ma olen lugenud väga palju selliseid feministlikke, sotsiaalõiguslikke teoseid, mingisuguseid raamatud, mis tegelevad erinevate tervise ja psühholoogialaste müütide ja stereotüüpide murdmisega. Ja see on kuidagi see alguspunkt, ma loen need raamatud ära, kõik on väga tore, mul on mingid uued mõtted ja tegelik mõju ja tegelikult protsess hakkab ju alles siis pihta, kui ma hakkan rääkima nendest raamatutest, olgu siis oma mingite lähedastega, mingite võõrastega, mis iganes olukordades hakkan neid näiteks raamatutest loetud kuidagi koolitusteks vormima või oma loenguteks vormima, et see on siis see, kus tegelikult see töö pihta hakkab. Nii et raamatud on nagu alguspunkt ja siis kõik see, kuidas ma räägin nendest raamatutest, kuidas ma iseenda mõtteid sean, kuidas ma avastan, et ma mingites asjades räägin iseendale vastu, see, kuidas ma kuulan teisi nendel teemadel, et see on see nagu lõpp-punkt kuhu ma tegelikult raamatutega jõuda tahan. Loodan, et ka Yes-lapsed on selline raamat, mis ei ole kuidagi lõpp-punkt, et nüüd loed läbi ja siis on korras, kõik know-how on olemas. Et pigem ma tahaks ka loota, et see on selline nagu diskussioonide alguspunkt ja selliste nagu mõttekäikude alguspunkt, mis sealt siis edasi lähevad. Aitäh, Merilin! Tänan sind selle huvitava raamatu ja toreda vestluse eest veel kord. Palju õnne, tervisi ja kohtumiseni!